Koroonakriis on Tallinna vanalinnas tegutsevad ettevõtjad väga raskesse olukorda pannud. Kuidas aitab linn ettevõtetel raskeid aegu üle elada ning mis võiks olla lahendus, et vanalinna turism välja ei sureks? Keerulised ajad ja turistide puudus nõuavad vanalinna ettevõtjatelt äritegevuse ümberkorraldamist. Lisaks hotellidele ja toitlustusasutustele seisavad karmi reaalsusega silmitsi ka kodumaist käsitööd viljelevad kunstnikud. Meistrite hoov on olnud aastakümneid armastatud turismiobjektiks Tallinna vanalinnas. Kui veel aasta tagasi oli seesama hoov turistidest lookas, siis täna avaneb siit tühi vaatepilt. Kui palju selle suve jooksul nüüd üldse võis siin välisturisti silmata? Siin vahepeal, kui oli veidikene vabam aeg, siis loomulikult tulid soomlased, oli sakslasi veidikene näha, aga meistrite hoovis on ka külaliste toad ja kui need on 6 kuud järjest täiesti tühjad olnud, siis hakkab see lõpus tasku põhjast tunda andma. Siin õdusas hoovis tegutseb ka kuulus kohvik Chocolaterie, mille hiilgeaegadel oli vaba laud sageli harv nähe ja selleks, et vanalinna kohvikukultuuri nautida, tuli sammud järgmisesse kohvikusse seada. Kuidas on Chocolaterie kohvikul viimastel aegadel läinud? No see suvi on olnud kindlasti hoopis teistsugune kui eelmised suved. Et kui tavaliselt siia hoovi sisse astudes näed seda siblimist ja sabimist ja kõik kohad on inimesi täis, siis see suvi kruiisilaevade puudumisel on olukord hoopis teistsugune. Vaatamata rasketele aegadele ei heida meistrite hoovi peremees ja ehtekunstnik Jaan Pärn aga meelt. Oleks pat, kui mina ütleksin, et mul läheb halvasti. Sellepärast, et ükski viirus ei takista juubeli sünnipäevade saabumist, pulma aastapäevade saabumist. Seda olen alati öelnud, et nii kaua, kuni on naisi maa peal, on mul leib laua peal, sest ega need ei kao mitte kusagile. Samuti eksisteerib ju meeste kingi tegemise soov. Nii et elame üle. Vanalinnas jalutades võib silmata, et paljud ettevõtjad on tänaseks oma rendipinnalt lahkuma pidanud. Septembri keskel tuli ka keraamik Helina Tilgal raske südamega langetada elu üks rängim otsus. Sulgeda 10 aastat tegutsenud töökoda ning 2 poodi. Kõik me oleme siin enamus eestlastest, kes on siin poode pidanud, on seda väga kaua teinud vanalinnas. Ja sellise nagu imidži üles töötamine võtab aastaid, võib-olla aastakümneid aega. Millised on teie ideed tulevikuks, et kuidas te plaanite edasi toimida ja tegutseda? Ma ei tea, kas see on mingit pidi võimalik veel linnaga siiski läbirääkimisi jätkata, et võib-olla ikkagi tasub teha neid rendivabastusi lahkemalt ja tõesti võib-olla eelistada siis seda tootjat. Ma usun, et linnapea on juba selle peale mõelnud. Aivar Riisalu on väga-väga selline asjalik ja temal on see kõrv olemas, mis kuulab. Selleks, et ettevõtjad ellu jääksid, on ka linn uute toetusmeetmetega välja tulnud. Alates septembrist tuleb ettevõtetel, kes otseselt turismist sõltuvad, 80% vähem üüri maksta. Me siiski tahame, et vanalinn ei oleks selline tondilossi meenutav tühi paik, kus tuul ulub ja kardinad lehvivad tuules. Et neid suurte muutuste aegu üle elada, loodi juulis vanalinna ettevõtjate ühing, kuhu kuulub hetkeseisuga 26 ettevõtet. Ühingu esindaja Mait Talu sõnul on suhtlus linnavalitsusega osutunud väga konstruktiivseks. Kõik need kontaktid, mis meil on linnavalitsusega olnud vanalinna edalises arengu suhtes, näitavad seda, et linnavalitsus väga tõsiselt mõtleb selle peale, kuidas säilitada see vanalinn turistide lemmikpaigana. Jutt on praegu sellest, et välja töötada üks selline kontseptsioon, et kuidas siis see vanalinna ettevõtlus võiks välja näha, millised ettevõtted sinna sobiksid, millised ettevõtted võiksid jääda sealt kõrvale. Loomulikult ettevõtjad peavad leidma ka muid vahendeid. Ühed on oma isiklikud vahendid, teised on pangalaenud, KredExi laenud, mida on siin võimalus olnud teatud ettevõtetel saada. Päris kindel on see, et väga paljud eelkõige turismile orienteeritud ettevõtjad vanalinna territooriumil ja kesklinnas tegelikult natukene ka ilmselt peavad oma tegevuse kas ümber profileerima või sõna otseses mõttes ära lõpetama, millest on ääretult kahju. Ma arvan, et vanalinn
paari-kolme aasta pärast, kui kõik läheb õnneks, on jälle uuesti väga suur õitsev ja inimesi täis ja meil on jälle hästi palju elamusi, mida me tuleme saama. Aga eks me peame nüüd ka ise muutuma, me peame rohkem hakkama Eesti inimestele endale pühendama ja ise seda klienti püüdma, mitte lootma selle peale, et keegi meile kuskilt kruiisilaevaga toob need inimesed ja siis neid ongi igal pool. Et selle peale me enam nii väga loota ei saa.